Enamik inimesi ei ole hajevil, rumalad ega laisad. Nad on lihtsalt kaotanud kontrolli oma tähelepanu üle ja elu tundub seetõttu automaatselt killustunud. Täidetud kalender, avatud Slack, taustal topeltkiirusel käiv podcast. Meile meeldib öelda, et probleem on tehnoloogias. Tegelikult on probleem selles, et tähelepanu on killustunud. Ja siit algabki vastuolu. Kui probleem on tähelepanus, mitte tehnoloogias, siis ei ole küsimus selles, kui palju me tehnoloogiat kasutame, vaid kuidas me tehnoloogia abil oma tähelepanu juhime. Sama tööriist, mis killustab tähelepanu, võib õigetes tingimustes minu kogemuses seda ka taastada. Ja just siin muutub virtuaalreaalsus minu jaoks ülipõnevaks. Virtuaalreaalsus mitte kui vahend, millega reaalsusest põgeneda, vaid hoopis tööriist, millega saada reaalsusega oluliselt suurem kontakt ja kohalolu. Nüüd virtuaalreaalsus tundub üheaegselt hirmutav ja põnev. Põnev, sest see on midagi uut, võimaluste rohke piirideta maailm, mida on võimalik luua ja avastada viisidel, mis pole olnud kellegi jaoks varasemas ajaloos võimalik. Samal ajal on virtuaalreaalsus paljude jaoks hirmutav, sest paljud igatsevad elu, kus inimesed oleksid rohkem kohal, läheduses, päriselt, mitte ekraani taga. Seetõttu tundub virtuaalreaalsusesse kolimine paljudele sammuna veelgi kaugemale kõigest, mis on loomulik, orgaaniline ja ehe. Nüüd enamik inimesi elab minu väitel nagunii juba virtuaalreaalsuses, mitte elus eneses, vaid lõputus lugudes, mõtetes, fantaasiates, ihades, hirmudes ja kirjeldustes elust enesest. Me istume koos laua taga, noogutame, kuulame näiliselt, samal ajal kui meie mõte valmistub juba vastust järgmise koosolekule või õhtust poe nimekirja. Keha on kohal, tähelepanu mitte. Kui sa elad autopiloodil ilma oma tähelepanu juhtimata, ei ole eriti suurt vahet, kus sa oled ebateadlik. Kas siis bussipeatuses, kontoris või virtuaalreaalsuses. Sisuliselt ei muutu mitte midagi. Ma usun, et just siin võib virtuaalreaalsus teatud tingimustel viia inimese oluliselt sügavamasse kohalolusse kui keskkond, millest ta igapäevaselt viibib ja tegutseb. VR saab olema palju enam kui põgenemine. Paljude jaoks, ma väidan, saab see olema hoopis ärkamine. Ma nimetan seda zeniks läbi tehnoloogia. Kujuta seda nii. Sa ärkad hommikul, paned VR-prillid pähe ja oled hetkega keset udust mägimetsa või Jaapani zen-aeda. Sa kuuled, kuidas vesi voolab üle kivide, kuidas linnud laulavad, kuidas varahommikune valgus puudutab lumiseid mäenõlvu ja puude latvu. Hingad sisse ja kui prillid peast võtad, oled sa paradoksaalselt kombel, nagu päris metsast tulles, oluliselt rohkem kohal kõige jaoks, mis sind ees ootab. Jaapanis on mõiste shinin-yoku ehk metsakümblus, mis kirjeldab teadlikku viibimist looduses, mille tervendavat mõju on mitmel korral teaduslikult tõestatud. Tuhanded eestlased elavad endiselt kahjuks hallides magalakorterites, kus ainus roheline taim on kunsttaim aknalaual. Kui praegu algab nendes kodudes hommik kiirustamise, rahutuse ja tähelepanu hajumisega, siis VR võib seda täielikult muuta. Mis juhtuks, kui need inimesed saaksid oma päeva alustada mitte ekraani scrollides, vaid looduses viibimisega? Isegi siis, kui päris mets on kaugel või kätte saamatu. Virtuaalreaalsus võimaldab looduse ilu, aeglust ja esteetilist kohalolu tuua ka keskkondadesse, kus päris loodus ei ole kätte saadav. Fred Jüssi on eestlaste jaoks sümbol, vaikuse, kohalolu ja looduse tajumise meister. Fred õpetas, et kõige suurem nauding seisneb oskuses lihtsalt olla ja tajuda maailma ilma vajaduseda midagi teha või muuta. Fred nimetas seda mölutamiseks. Mitte tegevusetuseks, vaid
elu kuulamiseks. Mis siis, kui VR aitaks viia inimesed sarnasesse kohalolusesse, kuhu Fred jõudis oma metsas. Aga ilma, et nad peaksid füüsiliselt ise metsas viibima. Ma näen seda iga kord, kui olen mänginud mõnda näiteks visuaalselt kauni graafikaga PlayStationi või Xboxi mängu, mida mulle aeg-ajalt väga meeldib teha, tavaliselt jaanuaris. Näiteks The Last of Us 2 või Red Dead Redemption 2. Nendes mängudes ma jään korduvalt keset mängu lihtsalt paigale ja vaatan, kusjuures mul ei ole isegi virtuaalprille peas, ma lihtsalt vaatan telerit. Ma seisan oma karakteriga virtuaalses looduses ja kogen. Ma jälgin pilvede liikumist taevas, rohu sära päikese paiskel, vee voolamist jões, varjude mängu kaljudel, metsa liikumist silmapiiril. Iga kord, kui lõpetan mängimise, tundub tavareaalsus oluliselt elusam, huvitavam, mahlasem, kehalisem ja lähemal. VR ei asenda elu, aga ta saab õpetada sind seda uue pilguga läbi kogema. Ja sellel on aga üks oluline piir. Kui virtuaalreaalsus muutub uueks stimulatsiooniks, ainult stimulatsiooniks, kaob selle väärtus. Nagu iga tööriista puhul määravad piirid selle kvaliteedi. Ilma ajalise piiranguta ja teadvustatud eesmärgita muutub VR lihtsalt uueks müraks. Minu jaoks toimib VR ainult siis, kui tal on selged raamid. Üks aeg peab olema piiratud, mitte lõputu. 2. Eesmärk on taju aeglustamine, mitte ergutamine. Ja pärast prillide mahavõtmist ei tormata kohe edasi, vaid jäädakse hetkeks päris ruumi sama tähelepanuga, et lõpetada kogemust teadlikult, mitte uue stimulatsiooniga mõnes teises ekraanis. Nüüd, ilma nende piirideta on VR minu arvates järjekordne põgenemine. Piiridega saab see aga olla väga tõhus praktika. Mõned ütlevad, et VR ei asenda tõelist elu. Aga kui see annab võimaluse kogeda rohkem elu, rohkem ilu, rohkem tarkust, siis miks mitte kasutada seda uue arenguastmena? Miljonid inimesed, kes on piiratud ressurssidega, saavad lõpuks kogeda kohti, arhitektuuri, loodust ja kunsti, mis muidu jääks täiesti kättesaamatuks. Ja just seetõttu on ei ole VR minu peas luksus, see võib olla esimene kord, kus ligipääs ilule ei sõltu rahast ega asukohast. Neurobioloogid ja ajuteadlased on hinnanud, et enam kui 80% inimeste sensoorsest sisendist on nagunii visuaalne. See tähendab, et aju töötleb maailma peamiselt läbi silmade ja kujundite. Ja kui me vaatame unenägu, on see enamasti visuaalne kogemus. Me ei pane tähele, et puudub lõhn või puudutus, sest aju loob tervikliku tunde ainult visuaali põhjal. Samamoodi vaatame filme ja seriaale, ilma et me tunneksime puudust otsesest füüsilisest kontaktist. Virtuaalreaalsus ei peta aju. Ta kasutab samu mehhanisme, mille kaudu aju loob reaalsuse nagunii. Nüüd, küsimus ei ole selles, kas kogemus on päris, vaid millise kvaliteediga on tähelepanu, millega seda kogetakse. Lõppkokkuvõttes ma ütleksin nii. Teadlikkuse tase on see, mis määrab kõik. Digiajastu ei ole meie tähelepanu tapnud. Ta on lihtsalt paljastanud, kui vähesed oskavad seda juhtida. See sama täidetud kalender, see avatud Slack ja taustal mängiv topeltkiirusel podcast ei ole probleemid. Need on lihtsalt test. See, kes tehnoloogia, või ütleme nii, see, kas tehnoloogia viib meid iseendast eemale või toob hoopis iseendale lähemale meie tõelisele olemusele, sõltub ainult sellest, kuidas me seda kasutame. Kui tehnoloogia aitab taastada fookust, aeglustada mõtlemist ja parandada otsuste kvaliteeti, siis on see strateegiline tööriist, mitte mugavus. Tehnoloogia ei otsusta, teadlikkus otsustab.
Ja teadlikkus on tänapäeva juhtimise kõige alahinnatum konkurentsieelis. Me võime kasutada VR-i põgenemiseks, järjekordseks viisiks end tuimestada, hajutada, tähelepanu laiali pillutada ja unustada oma probleemid. See on okei. Aga me võime kasutada VR-i ka ärkamiseks, uksena sügavamale ja sügavamasse kohalolusse, ilu tajumisse ja eneseteadlikkuse kasvu. Sest see, kui kohal ja teadlik oled sa praegu, määrab otseselt ära, kui kohal ja teadlik saad sa olema maailmas, mida kujundavad Apple Vision Pro või mõni muu tulevikutehnoloogia. Kui virtuaalreaalsus võimaldab miljonitel inimestel kogeda hommikust vaikust uduses metsas või mere ääres, samal ajal kui nad muidu istuksid paneelmaja akna all ja scrolliksid telefoni, siis ei ole see probleem, see on lahendus. Lahendus, mis võib õpetada meid märkama. Märkama loodust, märkama vaikust, märkama kohalolu. Ja ehk ka märkama lõpuks iseennast ja teisi inimesi meie enda ümber. Kui see vaatenurk sind kõnetas, siis tule minu mõtetega edasi. Minu kodulehelt alarojastu.com on võimalik alla laadida tasuta audio ja e-raamatu Ratsionaalne emotsionaalsus, mis aitab sul mõista, kuidas tähelepanu, emotsioonid ja otsused päriselt kokku käivad. Ja kui tahad lihtsalt kuulata ja kaasa mõelda, siis leiad mind ka Instagramist, YouTube'ist ja Spotify'st, LinkedInist, erinevatest TikTok'ist nii edasi. Mõtteid on palju igal pool. Seega aitäh, et kinkisid mulle oma tähelepanu. Ma soovin südamest, et sinu reaalsus, ükskõik kas siis virtuaalne või mitte, oleks igal juhul ilus, täidetud, inspireeriv, rikastav ja edukas. Ja omalt poolt annan kõik, et nendele eesmärkidele, mis sul on, oma teadlikkuse, oma tähelepanuga kaasa aidata. Aitäh sulle!